ja ma katsun selle triki saada siia laua peale kuidagi, midagi suuremat õnnetust kui kliima soojenemine ei juhtuks. Nii, siin ta on. Ära sa nüüd ütled, me jääme pikemaks siia. Ärge jutt, see on kõige puhtam kraani vesi, mis siin on. Armsad meie võrgutelevisiooni vaatajad, meie alustame oma 8. saadet Eestimaa maskita lood. Nüüd seekord oleme siin Lõuna-Eestis Karksi nuias oma salastuudios, pidi olema Hiruküla lähedal, aga mis sellest, meie ei karda, meie lähme edasi. Alguses ma tahaksin kohe tänada kõiki kommenteerijaid, kes on saatnud meile toetava kommentaari ja meid julgustanud ja toetanud, aitäh selle eest. Ütleksin siia juurde veel, et kui teile saade meeldis, siis kindlasti soovitage ka seda oma tuttavatele. Küsige, kas nad on seda vaadanud, et seegi on üks võimalus alternatiivset teavet levitada. Ja teine asi on muidugi tellige rahvuslikku teatajat, meil on selle reklaam ka vahel, see on üks selge viis, kuidas meid saab toetada. Ja vaatajaid, kommenteerijaid oli päris palju, aga tellijaid oli mõned üksikud, nii et seda, mis me räägime, me oleme siin lehes kirjutanud juba 10 aastat. Ja kirjalik sõna on ikkagi kirjutatud sõna, see, mis räägitakse, see ei saa kunagi kirjutatud sõna asendada, sellest me oleme ka pikalt arutanud, sellepärast, et kirjutatud materjal, selle kättesaadavus, säilivus ja kättesaadavuse säilivuse ajas, need on hoopis teistsugused asjad kui see, mis te võrgust näite. See, mis te võrgust näite, see võib olla lihtsalt ühe sõrme klõpsuga kadunud hetkel. Aga nüüd enne, kui läheme põhiteemaga edasi, siis ma tahaksin Harri Raudveret õnnitleda, et temal tuli välja raamat, trükist, uus raamat, näitame. Tormilised kiiduavad. Ma tänan teid, sõbrad. Tähendab, ei ole sa ka ainukene kirjanik meie seltskonnas. Ma olen kriiblanud mõned lood kokku. Ja täiesti juhuslikult ma võtsin, asi on selles, et kuna teie nüüd alati siin uhkustate oma raamatutega, mis te kirjutanud olete, ma ei saanud ka jätta uhkustamata, ma tõin ka oma raamatut kaasa, kes inimest ikka kiidab, mitte inimene ise. Tähendab, asi on selles, et kunagi tekkis mul selline soov kirjutada külajutud, mis suust suhu liikusid. Ja kuidas saavad külajutud suust suhu liikuda, see on muidugi omaette küsimus läbi aegada, sellepärast, et see on ka paljudel sellistel lugupeetud ja tarkadel teadlastel jäänud arusaamatuks, et kuidas suust suhu saavad raamatud liikuda. Ja siis ma talletasin väga palju erinevaid lugusid, mis siis ühest Saaremaa külast ma kuulsin ja tegin sellest raamatu. See raamat sai üle ootuste niivõrd populaarseks, et väga paljud inimesed, ma võin täna öelda tõesti, väga paljud inimesed küsisid, aga mis saab edasi? Kas tõesti see raamat niimoodi ära lõppeski? Ja tead, ütleme niimoodi hea ja lahki inimesena, kellel on väga palju empaatiat, nagu minul juhtub olema, ei olnudki midagi muud, kui ma jätkasin selles raamatus peategelase seiklusi ja see peategelane, nii palju ma ütlen veel, et see peategelane tundis tohutut mured Eesti rahva saatuse, meie keele ja kultuuri säilimise pärast läbi aegade ja siis ta sai aru, et seda saab demokraatlikul teel teha legaalselt ja ainult siis, kui sa omad poliitilist võimu. Ja ta otsustas sukelduda suurte poliitikasse. Ja võt siin ongi kirjas, et selle Taani linn, me teame ikkagi, kõik see on ju Taani linn ja kõik meie hajud ju koonduvad ju Taani linna, sellepärast, et raha on Tallinnas ja tarkus on Tallinnas ja ikka kõik parem on ju Tallinnas. Ja ehk tema, selle peategelase lonni, uskumatud seiklused võimukoridorides. Ja ühesõnaga, ma segan korraks vahele, kas ta žanrilt on siis nagu novellikogu või jutuga, lühiproosa kogu? See läheb edasi, see on tegelikult vaata oma süžeelt nagu Gorki ema.
see tähendab seda, kuidas paljas harimatu külanaine, kuidas tema teadlikkus kasvab ja temast saab patrioot, tark inimene, teadlik ühiskonnaliige, nii ka seesama peategelane Lonni ja nii nagu ma proloogis ka kirjutasin, et kõige selle muu kohta, mida me siin ju ka räägime, mida me oleme ka rääkinud, et me ei ole orjarahvas, me oleme viikingite järeltulijad. Valus on saada nägijaks. Nii valus, et seda valu suudavad vähesed taluda. Suudavad taluda ja seista meie kõikide eest. Nii ka raamatu peategelane Lonni, kellest saab vääriline kodanik. Nii et kellele meeldivad sellised satiirilised, poliitilised humoreskid, siis kindlasti leiab igaüks endale midagi lugeda. Ja kus seda raamatut saab endale hankida? Aga ainult interneti teel, sellepärast, et ma ei pane seda raamatut müüki, see on internetis minu kodulehekülje peal, on kõik viited sellele, kuidas seda raamatut saab. Aga mitte ainult nii pisikesi raamatuid ja kõhlasid raamatuid oleme kirjutanud, ma olen kirjutanud ühe triloogia ja võt miks ma need raamatud siia tõin just näitamiseks ja rääkimiseks, sellepärast, et me oleme rääkinud ka siin saates ja väga palju ka muudes kohtades või esilimestes sellest samast eneseväärikusest, et kuidas saab jääda eneseväärikuks. Ja võt selle raamatu peategelast olen ma kujutanud täpselt sellisena, et ükskõik millises ühiskondlikus ajaloolises formatsioonis ta elab, kui raske tal on, kui keeruline tal on, suudab ta alati jääda väärikaks kõikides sündmustes või episoodides. Muidugi paljudele võib see tunduda natukene teistmoodi, aga sinna ei ole mitte midagi parata. Igaüks võtab vastu täpselt nii, nagu ta tahab võtta või saab või oskab või suudab. Nii et võt, aga peaks ütlema, et võib-olla mõned eksemplarid on meil raamatupoodides, kogu tiraažid on müüdud praktiliselt hooga läbi ja ma tõesti ei teagi, kas on õige see, et seda sarja on vene keelde ka tõlgitud? Jaa, seda on vene keelde tõlgitud, see on praegu Venemaal, tagasisida on väga positiivne, arvata võib, et ta läheb ka vene ütleme raamatulevisse täie rauaga sisse, sellepärast saab vene pruukeri. Jah, midagi ei ole teha, sellepärast, et see triloogia kajastab 1984. aastat ja väga palju on juttu just Venemaal ja ütleme, meie põlvkonna inimesed tunnetavad või tunnevad ära või seda nostalgiat, mida siis valitseb, sellepärast, et on küllaltki täpselt reaalselt kirjeldatud seda hullust, mis tollel ajal siis ikkagi Nõukogude Liidus valitses. Ja võin nii palju öelda ka kahtlejatele ja kõhklejatele, et kui keegi ütleb, et see on puhas fantaasia, siis ma julgeksin teha väikese õienduse, et Nõukogude ajal juhtus selliseid asju, millest tänapäeva inimesed ei oska undki näha. Nii et ütleme niimoodi, et kõikidel sündmustel on raudselt tõepõhjal. Aga seda sissejuhatuseks. Täna on teemaks meil kliima soojenemine, see süsihappegaasi maks, mis selle õigustuseks peale pannakse ja meil on jälle stuudios siin sõnakad mehed, Harri Raudvere ja Sven Kivisildnik. Tere tulemast, mina olen siis rahvusliku teate toimetaja Jaan Atto ja alustamegi siis sellest teemaga Sven Kivisildnikus. Sinul oli Tartu volikogus sellel teemal pikk selline väitlus toimus seal. Mis seal siis juhtus? See oli Pärnu volikogus eile oli siis, ma võin eksida selle üriku ametliku nimega, kliimakava kinnitamine volikogus. Seal oli nii siis rahaline külg kui ideoloogiline külg, kus siis on selline üldine üldraamdokument, kus ei ole rahanumbreid taga, vaid on siis sellised eesmärgid, kliimaeesmärgid. Kliimaeesmärk muide Pärnul on vähendada süsiniku heidet 40%. Kusjuures Pärnu, ma lihtsalt täpsustan, on väga heas olukorras. Meil oli see väljaheide 5 mingit ühikut, aga Tartus, Tallinnas, Hiiumaal, Rakveres, ma ei tea, 7-8 ühikut. Et minul tekkiski kohe küsimus, mida me pingutame, meil on väga hästi, las teised tulevad meie juurde, õpivad ka inimese moodi süsiniku väljaheidet nagu majandama. Meile tehti see mingisugune alusdokument, mis maksis 10 000 raha, tehti Tartus ei osata üldse elada. Nad teevad seal seda süsinikku, saad aru,
virnade viisi. Siis tulevad õpetavad raha eest, eks ole, meid pärnakaid, kes me elame nagu ideaalses keskkonnas, süsinikku praktiliselt pole. Otsi noa otsaga mööda nurgataguseid taga, pole süsinikku. Mis ma tõin sellise võrdlus, et see on sama hea, kui tellida Põhja-Koreast Eesti Vabariigile selline arengukava, kuidas demokraatiat ja kapitalismi ehitada. See ei ole usaldusväärne, isegi kui see kliimajutt oleks õige. No nii palju siis sellest, mis seal selle peale siis öeldi? Selle peale ei öeldud midagi, selle peale seal seltsimehed tõusid püsti ja tsiteerisid paavsti, et paavst on öelnud, et teadus on õige ja teadust tuleb uskuda, nagu oleks üks teadus. Nagu oleks üks usk, uskusid on palju, teadusi on palju. Iga teadlane ajab oma jora, välja arvatud need, kes saavad raha, et ajada riigipoliitikat või globalistide, satanistide poliitikat. Ei ole olemas ühte teadust. Siis peaks olema üks teadlane, temal üks raamat ja seal üks postulaat. Siis me saame öelda, et see on asi, mida me usume. Või on siis teaduse 10 käsku, mis on teaduse katekismuses kirjas. Ei ole sellist asja. Ükski teaduse tõde ei ole jäänud püsima teaduse algusest peale. Kogu aeg on erinevad teaduse koolkonnad, erinevad ülikoolid, erinevad laborid, kes igaüks toob oma mingisuguse tõe. Ja mina pean nüüd seda uskuma. Kuidas ma usun seda? Paavst on see kõige suurem teadlane. Aga kui paavst on öelnud, et sa pead teadust uskuma, siis mina küll leidsin, et mingi Köster ega piiskop ei ole minu jaoks teaduse küsimuses autoriteet ja mina tõin akadeemik Raukase raamatu näiteks, raamatu pealkiri on Eestimaa viimastel aastamiljonitel, et vaadata seda asja veidi avarama pilguga kui mingi ajalehe jutt ja et see on ikkagi nagu... Ühesõnaga, ma tahtsin jõuda sinna, ma lõpetan kohe nagu kokku võtma, kunagi kuulsin, kui kliimajutt alles hakkas nagu Eestis käima, siis kutsuti kuskile raadiostuudiosse Raukase, küsiti, kuidas see inimtekkelise kliimajamaga siis on. Raukas ütles, et no on nagu on, et maailma ajalosse, maailma meretase on 200 meetrit sinna tänna ikka kogu aeg kõikunud, ainult häda sellest inimest pole olnud, ilma inimese abita on kõikunud. Pärast seda ei võta ma tõsiselt ühtegi paavsti, ühtegi piiskopi, ühtegi Köstrit ega Kellameest, kes hakkab mulle rääkima teaduse usaldamist. Mina usaldan Raukast ja ma saadan nad üle, selle kuhu on vaja saata. Õige Pärnu linnavolinikuna. Muidugi see kava võeti vastu, aga siis igaste konservatiivide nagu sellistele arvukatele igasugustele sõnavõttudele ja mõistlikele sõnavõttudele vaatamata, nii et mõistusega on nagu on. Harri. Mina. Jah. Kliima soojeneb või ei soojene? No arvestades... Ja inimene põhjustab seda või ei põhjustab? Asi on selles, et meie saame isiklikult tugineda nüüd nagu väga konkreetsetele näitajatele, mis siis meid iga aastaselt ümbritsevad nendele aastaaegadele ja kui me nüüd lähtume pelgalt selle suve ja vaata, et ka eelmise suve näitajatest, eelmine suvi just nii hea ei olnud, aga selle suve näitajatest siis võime öelda, et soojemaks on läinud küll, aga selle arvelt ütleks jälle, et talv on ju käredam olnud ja et kas sa võtad kinni, et kas see kliima siis soeneb või mitte, see on nagu omaette küsimus. Aga vaata, kõigepealt ma tahtsin teha ühe väikese õienduse sinu sissejuhatusele. Sa ütlesid, et siit kuuleb alternatiivset tõde. Me seda teavet. Mina leian, et see ei ole alternatiivne, see on tõene informatsioon, mida me siin räägime. Erinevad väga paljudest ametlikest kanalitest, mis edastavad sulaselget tendentslikku propagandat, mis peaks kujundama inimeste arvamust soovitud suunas. Meie oleme siin sellised inimesed, kes püüavad lähtuda või rääkida konkreetsetest faktidest täpselt nii, nagu nad on. Nii nagu meie saate formular või postulaat ütleb, Eestimaa lood ilma maskita ja meil ei ole maske, me oleme vahetud ja ütleme niimoodi, et väga paljudel juhtudel ma isegi ütleks, et me ei avaldaks oma arvamust kui sellist, vaid me võimendame ja käsitleme seda informatsiooni, mida me saame väga erinevatest meediakanalitest ja püüame sellele anda või leida siis sellist objektiivsust või subjektiivsust juurde ja püüame iseenda tarkusele tuginedes, iseenese maailmavaatele tuginedes aru saada, kas see informatsioon, mis levib, võiks olla tõene või on ta hoopis propagandistlikult väär ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui me suudame iseenda jaoks tuvastada tõe
siis on nii meil kui meie lähedastel tunduvalt parem siin hullumeelses globaliseeruvas keskkonnas elada. Vaat nii palju ma tahtsin sulle vahel öelda, et ma ei ole sugugi nõus, et me räägime siin alternatiivsetest asjadest, me räägime siin väga konkreetsetest tõestest asjadest ja selle joone juurde me ka üritame jääda. See on nagu minu arusaamine asjadest. Sa tahtsid midagi lisada? Ma tahtsin ikkagi haakuda selle propaganda teemaga, et kui juba selline väide, uskuge teadus ei ole usu asi. Teadusel on teaduslik meetod, mille alus on eksperiment, mida saab korrata, mis korraldatakse teatud tingimustes ja kui teine labor või teine ülikool või mis tahes asutus selle kordab, siis on see teaduslik asi, see on tõestatud, kui ei, ma võin öelda, kuidas kliima asja on Pärnu linnas tehtud. Ühistransport on väga suures osas viidud üle gaasiküttele. Tulemuseks on see, et gaasi hind on vahepeal kasvanud. Mitmekordseks? No ütleme 6-kordseks oli vist. See gaasijaam, millest mina möödagi on aknakoja juures, see oli aastaid, oli see gaasi hind seal alla euri. Nädal tagasi oli ta 3,5. Ja nüüd oli ta vist 4,80, kui ma viimati nägin. Väidetavalt on ta vahepeal üle 5 euro olnud. Üle 5 euro mingisugune liiter, mingisugust gaasi. Et see eksperiment kukkus läbi. Nüüd ma ei tea küll, millest nad gaasi teevad, loodame, et see on mingi ökogaas, mida tehakse mingisugustest väljaheidetest, aga enamus gaasi on meil minust mingisugune putinism, nagu ma aru saan. Et ma saan aru, et looduse kaitsmiseks on vaja 2 asja, toetada Putinit ja teiseks toetada spekulante ja kuulata lolli iba ja propagandat, mingisugused usujutte kuulata. Mul on usuvabadus, mina võin põhiseaduse järgi uskuda, mida ma tahan ja seda kliima asja ma ei usu, sest mul on õigus, mul on vabadus ja mul on ka kohustus olla kodanik ja terve mõistusega inimene. Ma olen nii põhiseadusest aru saanud. Lähme siis teemaga edasi, kliima soojenemine. Ma selgitan, see on see asi, mille pärast tuleb kellegile anda oma raha. Kui sa kellegile annad oma raha näiteks mingisugustele elektrispekulantidele või pandimajapidajatele, siis kliima enam ei soojene. Aga kui su raha jääb sinu enda taskusse, siis kliima soojeneb. Kõigepealt läheneme asjale, nagu sa teaduslikult, nagu sul üks teadlane Rooma paavst oli. Kliima soojenemine toimub atmosfääris. Põhiline asi on seal. Ja meie atmosfäär on siis... ma ei hakata kirjeldama, lämmastik, hapnik ja veeaur ja seal terve rida teisi kaasa. Ja need asjad, mida lennuki peal külvatakse. Ja need asjad, mida massiliselt külvatakse. Kas massiliselt. Aga siis selle näitamiseks on meil üks väga omapärane selline, ma ei tea, kas seda on kuskil kasutatud, aga selline õppevahend, trikk on. Ja ma katsun selle triki saada siia laua peale midagi suuremat õnnetust, kui kliima soojenemine juhtuks. Nii, siin ta on. Ära sa nüüd ütle, et me jääme pikemaks siin. Ärge jutt, see on kõige puhtam kraanivesi, mis siin on. Ma isegi kahtlustan, et see võib kaevuvesi olla meil. Kaevuvesi, ma arvan, et see on jah. Aga see ei ole seal üksi ilma aegu ainult vaatamiseks. Siin on selline asi, et siin on 10 liitrit puhast kaevuvett. See oleks siis nagu 100%. See oleks nagu siis terve atmosfäär sõnaga. Ja see atmosfäär sisaldab siis 0,04% süsihappegaasi. Ja siis seda ma näitan sellepärast, et inimesed saaksid aru, palju see süsihappegaas siiski terves atmosfäärist on. Siin mul on üks mensuur, millega mõõdetakse vedelikku, mul on siin välja mõõdetud 4 milliliitriteks inimesed, kes nagu on selliste mõõtmistega tegelenud, need saavad aru, mis on 4 milliliitrid ja mis on mensuur, kallame siia sisse, ühesõnaks, sest see on läbipaistev, see klaas. Nüüd tähelepanu, siis see on siis terve atmosfäär ja siis siin sees, siin see tilgake, siis see on süsihappegaas, mis on värvitu, lõhnatu, mis on siin terve atmosfääri sees lahustunud ühesõnaga. Ja see toob kaasa täieliku katastroofi? Ei, see ei too katastroofi kaasa. See on täiesti looduslik, see on kogu aeg olnud seuk. Aga siia on, ma ei tea, viimase 30 aasta jooksul on siia tilgakesse 15% juurde tulnud ja arvatakse, et see on inimese ühesõnaga. Enamus inimesi ei tea, mis protsent, ma võin selgitada. Sellepärast üks sajandik tervikust. Sellepärast ma näitangi siin, et enamik inimesi ei kujuta ette, mis on 0,4%.
aga vaatake, siin on 10 liitrit ja siin on. See on 4 milliliitrit. Üks osa 200, vähem kui 1 osa 200. Ei, see on 10 tuhandiku, 0,4%. 0,4%. Protsent on sajandik. Protsent on sajandik ja sealt veel sajandik ja siis saad 10 tuhandiku. Ja see on süsihappegaasi 40 tuhandiku on siis süsihappegaasi sisaldus atmosfääris. Mis vanarahvas selle peale ütleb? Tilk tõrva meepotis rikub ära kogu tilk tõrva rikub ära, aga see on täiesti lõhnatu ja maitset lõhnatu ja värvitu. Ma ühe asja veel ta ei ole mitte siin sees, vaid ta on lahustunud kogu sellest 10 miljonit. Ma selgitan, et tegelikult süsihappeegaasil on oma koht looduses, see on taimede toit. Absoluutselt. Kui mets, rohi või kaalikas kasvab, siis ta vajab selleks süsihappeegaasi. Teeb fotosünteesi ja toodab hapnikku. Kasvatab ennast, see on ehitusmaterjal, see on toit. Ja kui siia siis tuleb siis 30 aastaga on siia seda väikse tilga, siis see on 15% juurde tulnud, eks. No kui palju see on inimtekkeline või inimese poolt, kui palju see on tulnud loodusest, sest enamus süsihappegaasist tuleb ju ikkagi loodusest. Enamus süsihappegaasi tuleb maailma merest ehk ookeanist. Ja seda ma tahtsin öelda, sellepärast, et ookean jahtub, siis ta liidab ja kui ta soojeneb, siis süsihappegaas eraldub ookeanit. Ja no uskuda nüüd, et kui siia tilgakesse tuleb nagu 15% juurde siia tilgakesse, siis terve see nõu täis muutub läbi paistmatumaks. See on sama tark jutt, kui keegi aevastab ja katus lendab pealt ära. Aga Eesti Rahvusringhääling räägib sellist juttu kord hommikul ja kord õhtul. Kord hommikul ja kord õhtul. No aga teadvust peab ju uskuma, see on ju teadus. Sina võib-olla ei ole täpselt aru saanud, aga kui teadlane ütleb... Sellist juttu, et aevastad ja katus lendab pealt ära, räägib Rahvusringhääling kord hommikustes kõige kuulatavate suudistes. Läbi aegad on olnud usk ju, see dogmaatiline vahend inimese meelsuse kujundamiseks ja rahva kontrollimiseks. See võtta ju kas või kõik muud usuteemalised. No ma võtan siis selle ole sellega nüüd ette vaata, pärast me vaatame, mis seal sees oli. Nii. Siis on välja antud raamat on siin, Päikese magnetväli kui kliimamuutuse tegelik põhjustajad. Don G. Easterbrook on selle kirjutanud. No Easterbrook, Don ei ole niisama mees kui Jaan Hatto, tema on Bellinghami ülikooli emeriitprofessor. Ja siis kordame üle, mis siis tema rääkis. Emeriitprofessor räägib täpselt seda sama juttu, mida ma teile selle suure nõuga siin parasjagu näitasin. Nii, leheküljel 165, siis tema kirjutab. Igast 100 000 õhumolekulist, siin on ilmselt tõlkeviga, sest õhul ei ole molekule, siis oleks pidanud olema igast 100 000 õhus olevast molekulist kuulub 78 000 lämmastikule, 21 000 hapnikule, 2-4 000 veeaurule ja ainult 30 süsinikdioksiidile. Aga ma rahustan sind sellega, et näiteks Hollandi valitsus on juba alustanud selle väga arvukalt esindatud lämmastikumolekuli vastu sõda. Ja tahab selleks oma, ma ei tea, seal loomad ära hävitada ja põllumajandus üldse nagu näupidi mutta suruda. Et õigel teel on kliimavõitlejad, nad on leidnud endale väärilise vastase lämmastiku, küll nad jõuavad ka ookeanini kunagi ja seevad sellele ookeanile tuule alla, seda on ajaloos ennegi olnud. Keiser Nero kunagi sõdis Poseidoniga ja lasi nooli lasta merre. Et sõda veekogudega on vana asi ja seda tuleb jälle. Aga kas te teate, et suures koguses hapnikku, mida me kõik tarbime eluks, on ka organismile väga kahjulik. Ja kõik selle tarbimine võib lõppeda letargiliselt, nii et seda kõike peab olema nagu enam-vähem parasjagu. Ja vaata, mida rohkem süsihappegaasi tekib ja kui on lämmastikku ja ei ole midagi parata, taimed kasvavad ju paremini. Seda enam, kui temperatuur läheb soojemaks, kasvavad taimed paremini ja kui taimed kasvavad paremini, siis toodavad nad rohkem hapnikku, mida me kõik vajame. Nii et tegelikult siin looduses see ringkäik on
ilma inimsekkumatagi küllaltki niimoodi loogiliselt paigas ja nüüd kui tuuakse välja fakt, et üks suur purskav vulkaan võib tekitada palju suuremat keskkonnareostust ja paisata atmosfääri kõiksuguseid õudusi, siis öelda, et see inimese osakaal kogu selles asjas ei saa olla kindlasti nii kolossaalselt märkimisväärne, nagu meile püütakse seda selgitada. Ja tead, tegelikult Svenil on õigus. Ma arvan, et tegemist on ühe suure globaalse järjekordse äriprojektiga. Ja selle äriprojekti raames üritatakse inimestelt raha kätte saada, sellepärast, et vaata iga äri juures on ju see idee, see kõige tähtsam, see idufirma mõte, et kuidas sa teed, mis sa lood, mismoodi see toimima hakkab ja see sama tagasiside ühiskonnas, et valitsused koosnevad ka inimestest, koosnevad ka väga paljudest inimestest, kellel on omad äkki reptiilidest ja küll, aga neil kõigil on olemas ka mingisugused suundumised, mõtted ja arusaamised ja kui neid kujundada ühes suunas, siis on võimalik panna raha jõed voolama väga sellistesse huvitavatesse kohtadesse. See selleks, aga mis ma tahtsin sulle öelda? Selle juurde me tuleme. Aga üks asi on kindel. Ja. Vaata, Putin selles süüdi ei ole. Sven. Ma tahtsin täpsustada seda, kellest valitsused koosnevad. See on nüüd teaduslik seisukoht, mis on üldlevinud, et suurfirmade juhid ja tipp-poliitikud on väga suure tõenäosusega psühhopaadid. Ja kindlasti, jah. Et ühesõnaga me oleme psühhopaatide meelevallas ja sellega tuleb leppida, et kui meid valitsevad psühhopaadid, siis nad teevad psühhopaadi tegusid. Ja see on üks nendest ja see ei ole ilus asi. Ega psühhopaadil puudub empaatia, ta on oma enese mingi karjääri või heaolu või hõlptulu nimel nõus absoluutselt kõik hävitama. Peaasi, et saada kiiresti oma mingi kasum või tulemus kätte. Ja me ei saa öelda, et ta on rumal. Kaugel sellest, tal on eesmärk, isiklik eesmärk, mis on tunduvalt tähtsam kui üldrahvalik huvi. Aga poliitik peaks ju olema see, kes esindab ühist huve. Aga kui ühist huvi on kuidagi kas sattunud või sätitud esindama psühhopaadid, on see puht juba teoreetiliselt ja teaduslikult võimatu, et seda ühishuvi keegi ajaks. Psühhopaat ei ole selleks võimeline. Tema ajuehitus ei luba ühist huvi üldse edendada. Tema peas on seal tühja auk selle koha peal, kus teistel on põhiseadus või midagi taolist. Väga hea, aitäh Sven. Lähme siis selle kliima soojenemisega edasi. Ühesõnaga, siin on nagu väide, et kliima soojeneb ja see on inimtekkeline. Kui me seda väidet vaatame, siis me näeme, et siin ühte väitesse on tegelikult kokku pandud kaks täiesti eraldi väidet, mis võivad olla teineteisest sõltumad. Üks on see, et kliima soojeneb ja teine väide on see, et see on inimtekkeline. Teeme nii, et meie lahutame need kaks väidet nagu teineteisest ära. Nii, võtame kliima soojenemise. Siis kliima soojenemist ei ole praeguseks ajaniks tõestatud, et see soojeneks või et see külmeneks. Olemasolevate andmete järgi lihtsalt kliima muutub kord soojemaks, kord külmemaks ja see ei sõltu millestki muust, kui see sõltub päikesetsüklitest. Kõige lühem päikesetsükkel, kus päikese nii-öelda võimsus muutub, see on 11 aastat. Siis on pikem tsükkel päikesel, mis on üle 80 aasta. Üks tsükkel, mis on üle 200 aasta. Ja kus me praegu oleme? Ja me oleme praegult selles 80 aasta tsükli alguses. Kuskil... Ja siis läheb külmemaks või soojemaks või mis see? Meil läheb soojemaks praegult. Ja see 80 tsükkel lõppes kuskil 70 aastate lõpus, kus nagu kliima nagu
ütleme kergelt jahenes. Aga oligi, mina mäletan seda, kui mina käisin koolis, see oligi 70-ndatel ja räägiti, et tuleb jääaeg, et on kliima jahenemine, see oli teadus. See oli teadus, uskusin. Selle juurde ma tulen, sest uued inimesed on sündinud, eks, teised on vanemaks jäänud, inimesed ei mäleta enam, et 70-ndatel aastatel oli meil teine paanika, samasugune. Aga siis oli see paanika, et tuleb jääaeg, et kliima jaheneb, eks. Vastupidi, ja nüüd on kliima soojeneb. Nii nagu ma ütlesin, et see väide ei ole tõestatud. On leitud, et kliima on kõikunud väga suurtes piirides, isegi on olnud jääajad. Ja seda ei ole täpselt teada, miks pärast need jääajad on olnud. Ilmselt see on seotud samuti päikese aktiivsusega. Ja päike on õnneks meil ääretult vähe muutlik, sest taevatähed on kõik muutlikud. Ja päike on seejuures veel vägagi stabiilne. Meil on selles suhtes vedanud. Ja selleks, et väita, et kas kliima soojeneb või külmeneb, selleks on meil vaja väga täpsed andmed üle terve maakera. Sest siin ühes kohas soojeneb, teises kohas külmeneb. Väga täpsed andmed, väga pika aja kohta. Aga neid väga täpsed andmeid väga pikk on ainult 20 aasta kohta kogutud. Inglismaal alustati üldse päevatemperatuuri vist kuskil 17. sajandi keskpaigast päevatemperatuuri nagu kirja panemist. Et me ei saa väita, et kliima soojeneb, me ei saa väita, et kliima külmeneb, me võime öelda, et me ei ole kumbagi väidet tõestanud, et meie kliima pidevalt muutub. Aga me usume teadust ja maksame spekulantidele. Ja me usume seadust ja maksame spekulantidele. Vaata, fakt on see, et kui ta muutub, see tähendab, et ta soojeneb ja ta jälle jaatub. Fakt on see, et see protsess kui selline eksisteerib. Mis ma oskan öelda oma praktilisele kogemusele tuginedes? Kuna ma tegelen tuuleenergeetikaga, siis ma pean väga täpselt teadma, kuidas tuuled puhuvad ja milline on tuulte puhumise tsükkel. Sa tõid siin välja 11 aastat ja me oleme teinud väga põhjalikud referentsuuringud ja võiks ütelda niimoodi, et tuulte tsükkel ongi enam-vähem 11 aastane, et 11 aastat on väiksemad tuuled ja teine 11 aastat puhuvad tugevamad tuuled. Ja tugevamad tuuled puhuvad kindlasti siis, kui teatud temperatuur tõuseb, siis on äikesetormid, siis on kõik muud sellised nähtused, mida me ise ka vahetult tunnetame. Aga see põhimõtteliselt, ta niimoodi on. Kujutad ette, jah, sul on õigus, me oleme sellega üle elanud. Ma mäletan seda väga hästi, kui räägiti ja lausa hirmutati ja kirjutati teadusartikleid ja lugusid, kuidas meid tabab varsti jääaeg ja mul on jäänud sellest ajast meelde selline kole fakt, et kuidas oli jääaeg, kuidas see suur jääaeg tõi meile kõik need rändrahnud kivid, mis siia Eestisse tulid, mida siin tegelikult üldse ei olnud. Ja me oleme näinud ka Norras, kuidas on suured kaljud lihvitud kõik ilusti siledaks jää poolt. Ja võt siis jäi mulle meelde selline fakt, et kujutage ette, et siin meie Eestimaa kohal oli kilomeetri paksune jääkiht. No tore, Harri, sul on vahva, et sul on meeles see kliima külmenemise propaganda. Ei, see oli väga vahet, ma tean ja vaata, kuna sellel ajal ma käisin Tartus küllaltki palju erinevaid zooloogia ja bioloogia ja muuseumid pidi, sest et tema õppis mul just ülikoolis ja ma käisin möödas nendes muuseumites ja toppisin mu nina igale poole ja siis ma kuulsin ja mida räägiti ja mida targad inimesed omavahel arutasid ja ma juhtusin seda kuulama ja see jäi mulle väga külge, sellepärast et see teema erutas mind, siis ma kujutasin ette, et kuidas me kuulme siis kolima peame hakkama, kui meil kilomeeter jääd siia Eestimaa kohale tagasi tuleb. Aga nagu me näeme, on meil head soojad, kuumad suved, liiga kuumad ja ütleme niimoodi, et vaata see kuumus, mis nüüd Euroopas on valitsenud, eks see on ka teistpidi ju põhjustanud energiakriisi või täiendavat energia kadu või kulumist selles, et alates kõik kliimaseadmed ja kõik, mis on ju rakendatud tööle, tarbivad ju kõik energiat ja tarbivad tunduvalt rohkem energiat sellel perioodil, mida ei ole üldse arvestatud, et nad peaksid nii palju tarbima. Ja siin tekivadki need valearvestused ja need energiakriisi küsimused ja see võib ütelda niimoodi, et kaudselt on ta nüüd temperatuuri tõusuga kindlasti see energiakriis seotud, kuid ta ei ole kindlasti põhjustatud nendest põhjustest, mida meile peavoolumeedia püüab igapäevaselt selgeks teha, et see on just nimelt
teatud isiku otsene tahtlik tahe, et meie elu läheb kallimaks ja meie energiakandjad lähevad ääretult kalliks meile kõigile. Ja aitäh, Harri. Sven? Ma tahaks tulla jälle selle usu asja juurde tagasi, et uskusin külmenemist, ma ei tea, kas Nõukogude Liit võttis siis ka mingid meetmed tarvitusele, tegi mingid arengukavasid, seda ma ei mäleta, aga seda juttu ja hirmu ma mäletan. Ja see oli teadus, see oli täiesti tõsine teadus ja lihtsad inimesed nagu meie pidid seda uskuma, sest muidu nad olid ju ei olnud ju normaalsed inimesed, teadust ei usu. Pravda kirjutas, leht kirjutas, muidugi. Tõde kirjutas. Jaa, muidugi, teist oli võimalik. Aga kui leiame, et mis see nagu selline religioosne põhi on sellel uskumusel, et see on vana tuntud asi, see on päris patt, mis on kristluses väga selline oluline asi, et inimene on sündinud patune, eks ole, Adam ja Eeva, need, eks ole. Langesid pattu. Eeva langes pattu, eks ole, feministid võib-olla eitavad seda, aga piiblis on kirjas, et Eeva, eks ole, lasi mingisugusel reptiilil ennast ära rääkida, sõi mingit solki ja visati siis kogu see porukas inimesi paradiisi eest välja, sellest peale nad on patused, sellepärast, et Eeva sõi õuna ära, seda õuna ei tohtinud süüa. Ei ole vaja, aga nad sõi. Ja tuleb, ja see on sama asi praegu, mida meile räägitakse. Kristlus rääkis seda, et sa oled selle Adam ja Eeva pärast patune ja pead seal kükke tegema ja paastuma ja maksma indulgentse ja kõik asju, et see asi kuidagi ära klaarida, palvetama, eks ole, kõik asju tegema. Võib-olla ongi õige, aga me ei tea, see oli vanasti oli teadus. See on jumalast õigus, see on õigus. Seal võib olla tõed ära. Eile tuli mu abigaasa õuna aiast ja sõi suure isuga õuna. Ja ei ole midagi parata. Aga nüüd me oleme patused selle pärast. Kas see täpselt nii, kui sa räägid, aga see ei olegi tähtis, kas see nii on, me ei saagi seda võib-olla Eeva tütartelt kandub see edasi tänapäeva, võta raus. Aga sama asi on kandunud edasi meie aega. Nüüd me oleme patused sellepärast, et me teeme mingit süsinikunurka, eks ole, me ülged kannatavad, siilid kannatavad, elurikkus on täiesti ära hävitatud, kõik sellepärast, et sa oled päris patune ja tarbid midagi. Nagu ma oleks Euroopa Liitu läinud selleks, et seal nälgida ennast külma vee, mingi kaltsuga lapiga pesta ennast, hõõruda puht. Me oleme läinud Euroopa Liitu, et saada 5 rikkama riigi hulka ja nüüd me oleme Euroopa Liidus, kus Saksamaa tööstusgigandi kodanikud võtavad kaltsu, teevad selle märjaks ja hõõruvad ennast arude vahelt ja kaenla alt ja see on kõik, mida Euroopa Liit suudab neile hügieeni asjus pakkus. Nad on patused, nad ei tohi ju ennast duši all pesta, roojased elukad hävitavad maailma. Aga ütle, mis linnas ja mis see Hannoveris oli see probleem, aga seda on ka mujal. Šveits, pankurite, šokolaadi ja kellade maa on kehtestanud toasoojuse ülempiiriks 19 kraadid Celsiuse järgi. Ja kutsutakse üles koputama. Ja kes jääb vahel, et tal on 19,5 kraadi toas, saab megatrahvi ja võib kuni 3 aastaks kinni. Lähed naabri juurde, vaatad, tal on ikka soe, võtab taskust oma isikliku termomeetri, vaatad 21, lähed ukse taha, valiku ja telefoninumbri, ütled tähelepanu, rahvavaenlane on leitud ja läheb lahti. See ei ole küll Euroopa Liit, aga see on parem kui Euroopa Liit. Šveits on ju, see on selline, kus kõik inimesed tahaksid elada. Me tahtsime ka saada ju Põhjamaade Šveitsiks. No näed, ja see on käes, selleks me saame, ma luban teile. Ei olegi palju vaja. Ainult temperatuuri poole pealt. Nii, aitäh Sven, tuleme siis kliima soojenemise juurde tagasi. Seal oli siis 2 väidet, et kliima soojeneb ja see on inimtekkeline. Nii, esimese väite me nüüd juba nagu rääkisime läbi, eks, et see ei ole tõestatud ja siis jääb teine inimtekkeline, eks. Ja siis põhjus on leitud, miks ta on inimtekkeline. Siin see on seesama, et inimene laseb seda süsihappegaasi gigatonnide, miljonite tonnide kaupa atmosfääri on nagu see jutt. Me ju alles vaatasime siin, nägime selle nõu pealt, kui väikse osa see süsihappegaas üldse atmosfääris sisaldab. Et 100 000 õhus olevast molekulist oli ju siin raamatus lõpus oli kirjas ainult 30 süsinikdioksiidile. Võib-olla inimene viimase 30 aastaga lisas 2-3 molekuli juurde. 4,5. Me peame ikka teaduslikult lähenema asjale, sõbrad, teaduslikult. Näiteks vaata, üks asi, mis sa ütled, kliima ei soene. Aga põhjada mulle ära selline fakt, mida ma olen ise näinud ja tunnetanud ja vaadanud, et liustikud sulavad. Liustikud, mis on olnud jääkate sulab, läheb tagasi, temperatuur on tõusnud ja liustikud, mis tulid kaugel alla välja, on üleval mäe tipus, kui seal enam üldse on. Kõik see on reaalsus. Seda me näeme, see on fakt. Kui ei oleks soe, siis nad ei sulaks.
Harri, kas sa oled Šveitsis need liustikud ära mõõtnud, et nad on ära? Ja nende kohtade peal ma olen ise käinud, ise näinud, tähendab, ma ütlen sulle, siin ei ole midagi rääkida, Aga see on fakt. Skandinaavia liustikud on hoopis kasvanud, et me jõuame kuskil naba peal pidi ka olema ja jääb. Mina olen näinud, kuidas liustikud on läinud taandunud. Sama asjani, et kui ühes koha peal on soojem, siis teise koha peal on külmem, eks. No kes siis ütleb, mida see maakliima siis... Vaata, kui palju näiteks Põhja-Ameerikas on, millised talved ja kui külmad on olnud. Praegu ikka täiesti, meil oli ilus soe talv, seal oli meeletud lumetuisud, tohutud külmad. Külmad ja meie meedias ei rääkinud sellest keegi mitte ühtegi sõna. No teinekord, et seal on. Kes otsis, see leidis informatsiooni. Aga ma tahtsin sulle veel nüüd ütelda, et kuidas meie saame kõige paremini võidelda selle sama kliima soojenemise vastu, et seda süsihappegaasi, kuula, et süsihappegaasi nii palju läheks. Ära söö taimetoitu, sellepärast taimetoit paneb su kõhutuuled tööle ja seda rohkem sa paiskad igasugust gaasi. Söö ikka seda, mis inimesel on ette nähtud ja usu. Ja kliima on absoluutselt teine parem. Mida sa muud oskad selle jamaga öelda? Mina ütlen selle peale meie peaministrit parafraseerides, et kõige odavam elu on elamata elu. Jah. Meie peaminister ütles, et kõige odavam elekter on säästetud elekter. Nii ta ütles, jah. Ja kõige õnnelikum elu on elamata. Ja ta soovitas külmkapid välja lülitada ja panna pudelid lumehange, aga kas sa oskad siin peremees lähevad lumehange soovitada meile, jah? Ei, ma muidugi. Eriti siis, kui 30 kraadi väljas sooja. Ja tuleme sinna inimtekkelisse tagasi sinna kliima soojenemise juurde. Nii, kui on olnud kliima soojem, siis on olnud tõepoolest süsihappegaasi õhus rohkem, eks. Seda on juba kindlaks tehtud, eks seda on nagu mõõdetud siin viimase 100 aasta jooksul. Seda on ka nagu ajaloos olnud. Aga see asi on tegelikult vastupidi. Kõigepealt soojeneb kliima ja siis hiljem alles tõuseb süsihappegaasi. Põhjus ja tagajärg on nagu segi aetud. Põhjus ja tagajärg on segi aetud. Ühesõnaga, süsihappegaas ei ole mitte põhjus, vaid süsihappegaas on kliima soojenemise tagajärg. Et kui kliima soojeneb, siis sellest suurest maailma merest eraldub rohkem süsihappegaasi. Õhus on loogiline. Aitäh, Harri. Ei, no ta on niimoodi. Meeldib see meile või mitte. Kas see on loogiline või mitte, aga emeriitprofessor, ei see on loogiline küll, jah, ma ise puterdasin. Ja see emeriitprofessor täpselt ütleb, et kui lühemas ajakaalas kliima soojeneb, siis mingi aja nihkega süsihappegaasi sisaldus atmosfääris kasvab. Ja kui on nagu juba vanemad aastatuhandetega on kindlaks tehtud, see on see sama asi olnud, et kõigepealt on kliima soojenenud ja pärast on alles süsihappegaasi sisaldus õhus nagu kasvanud. Ja siis saame teha sellest järelduse, et inimene ei saa vähemalt praeguste võimaluste ja suure pahatahtlikkuse juures kliimat mõjutada. Ilmselt ei ole ka seda mõjutanud. Ja seda teavad see mitte meie üksi ei tule selle järeldusele. Seda teab Venemaa, seda teab Hiina, seda teab India ja nemad kütavad selle kivisööga ja kõigega, millega on varem kütnud ja soojuse elektrijaamadega energiat tootnud, teevad seda edasi. Nendel ei ole see kliima süsinikdioksiidi maks, mis meil on, see on kehtestanud Euroopa Liit terve hunniku direktiividega, mis on kõik internetist leitavad. Et jah. Mina tahtsin selle peale öelda, et võib-olla öeldakse, et eks ole katla ühes servas ei saa paksemat suppi keeta. No, et meie siin, eks ole, kaitseme nagu loodust ühes nurgas, hiinlased, venelased ja hindud ja ma ei tea, brasiilased võib-olla ei tee seda, et ei ole nagu võimalik. Aga mina ütlen, inflatsiooni näitel on võimalik ühes nurgas saavutada megainflatsioon ja siin on võimalik saavutada ka täielik süsiniku neutraalsus.
lase seal Kaja Kallasel veel 2 aastat valitseda, 0 molekuli süsinikku on siin. Ainult see, mis kõhutuul välja paiskab, kui paiskab. 0, jaa, sellepärast see tööstuse me likvideerime ära, eks, ja hävitame ära. Ja vaata, nüüd öeldakse, et meie need elektrijaamad, et hakkaks ka põlevkiviga uuesti täies mahus kütma ja saaksime palju rohkem. Tead, see on nii amortiseerunud, nagu ma olen kuulnud, et neid nagu enam nagu käima panna ei saagi, sest nad on sügaval nõukogude ajal tehtud, nõukogude rauast ja nõukogude inimeste poolt ja me ei ole sinna nagu öeldakse panustanud omalt poolt, et me saaksime seda jätkata, sest et ideoloogia on rajatud hoopis teistele põhimõtetele või need teised põhimõtted tuginevad hoopis teistsugusele ideoloogiale. Nii et paratamatult oleme me saaginud seda sama oksa, kus peal me ise istume. Tekib kohe küsimus, et aga milleks siis on vaja kogu aeg õhtul ja hommikul korrata näiteks Rahvusringhäälingus ja teistes. Aga neil ei ole milleski muust asjalikust rääkida. No kaks asja. See on kaks põhjust. Seda räägitakse sellepärast, et sinu taskust ära võtta raha ja sa ei muutuks rahutuks. Ma lisan sinna juurde, et selle jutu eest on ajakirjanike või nende omanike taskusse ka mingi väga suur raha läinud. Kõik kampaaniad ostetakse meediasse, need ei teki meedias ise, sinna pannakse rahapakk ja siis tuleb see loll iba sulle igal hommikul. Kujundatakse inimese arvamust, teadvust, mõjutatakse absoluutselt. Kasutatakse veel psühholoogilise sõja nagu vahendeid, põhimõtteliselt peavad valitsused, seda on Inglismaa vist on seda isegi tunnistanud, et selle katku ja süstimise kampaania ajal kasutati oma rahva vastu psühholoogilise sõja relvastust. Ühesõnaga, need ajusid hirmutati neid, mõjutati neid, keerati neid ümber sõla, tehti neid lolliks ja tambiti neid näoli mutta. Nii nagu tehakse vaenlasega sõjas, nii tehti oma rahvaga. Ja seda teevad nad edasi kogu aeg, natuke vähem, lahjemalt või kangemalt. Miks seda niimoodi teha saab? Sest rahva haridustase, haritus devalveerub meeletult. Kõik need uued haridusprogrammid, mida ellu võetakse, mida ma olen vaatanud, mul on piisavalt lapsi. Ja ma olen kõrvalt jälginud, mida nad õpivad, kuidas nad õpivad. Harri, vabanda, aga sellest me räägime eraldi saates, kuidas inimese võimekus on raskelt kukkunud. See kõik peegeldub. Sellest me räägime kunagi eraldi, et see on väga tõsine ja kurb teema ja nagu Aga tead, mis ma sulle ütlen? Kui inimeste mõistus oleks nii palju peas, et seda ibarat jama ei usuks nii palju. Nii lihtne see asi ongi. No nii lihtne see asi ongi, jah. Siis võetakse raha neilt teistmoodi ära. Selle vastu me ei vaidle. Raha võetakse ikka ära, alati on ära võetud. Õigus, lollidelt tulebki raha ära võtta. Kõige hullem on see, et need lollid on tõmmanud need vähesed targad kaasa, eks ole, valides mingisuguse teatud tüüpi poliitikuid, kes on globalistid, satanistid, pedofiilid. Aga sul polegi kedagi teist valida, sellepärast, et ise sa ütlesid, millist inimtüübiga või millise inimtüübi esindajad satuvad poliitikasse sellistele ametikohtadele. Palju neid psühhopaate siin ühiskonnas ikka on. Igaüks, kellel on natukene mõtlemisvõimet, hoiab sellest asjast eemale, sellepärast, et esiteks poliitika on räpane, kole ja kõik muu juurde, sinna muu juurde kuulub, saamata aru, et isegi poes käik on tegelikult üks majanduspoliitika osa, mida sa oma tegevusega toetad, kuigi sa ütled, et ma ei taha poliitikast mitte midagi teada. Ega selliseid inimesi on väga vähe ühiskonnas, kes suudaksid mõistuse pärast läbi lüüa. Ma ei tea ühtegi. Aga nüüd meil aeg hakkab otsa saama, lõpetuseks räägime veel elektribörsist, et meil on elektrihind on selline nagu on tänu siis süsihappegaasi maksule, mis nagu täitsa välja mõeldi see. See ei ole niimoodi üldse. Arved peale see on jälle vale. Ja siis on teine on elektribörs. Ta ütlen sulle, miks see vale on. Ma toodan tuulikutega elektrit. Toodan täiesti palju, jätkuks mitmele tuhandele Eesti majapidamisele. Ma võiksin toota seda täiesti normaalselt odavama oma hinnaga. Ma tuleksin investeeringute ja kõigega välja. Mis puutub siia süsinikumaks? See puutub selles osas, et ei puutu. Selles osas, et inimesed, igaüks, kes maksab elektriarvet, seal sees on süsihappegaasi maks. Aga see ei puuduta elektri tootmist ega elektritootjat. No aga see puudutab lurjuseid, kes lihtsalt maksustavad. Aga kus need lurjused istuvad, kelle kukile nad roninud on? No Brüsselis istuvad. Kes on kõrgema võimukandja, ütle, No Harri uuri välja, et miks siis inimesi ei ole süsihappegaasi maksust selles osas süsihappegaasist vabastatud, kui nad sinu tuuleenergiat tarvitavad. See süsihappegaasi maks on ka sellesama
energial peal, seal sama tuuleenergial, mis ei tooda mingit süsihappegaasi. Vastupidi, tuleks maksta meile peale, et me toodame puhast energiat. No ja tuleks maksta, aga see on kogu energia tarbimisel pandud peale. See on ka sinu nagu puhta tuuleenergia tarbimisel see süsihappegaasi maksta. Süsteem on iba ja jallu mitte mingile mõistusele. Räägime nüüd elektribörsist veel lõpetuseks. No, mina tahan börsist rääkida, sellepärast ma just sõbraga rääkisin ja jõudsime siis sellise olukorrani, et nagu ütleme kartulikasvataja näitel. No kartulikasvataja näiteks, mina kasvatan natuke kartuleid. Mis ma teen? Ma söön need kartulid esiteks ära, siis jagan sugulastele. No ja kui jääks üle, mul ei jää üle, aga siis ma ülejäägi võib-olla müüksin ära. Aga nüüd meil on see börs on korraldatud niimoodi, et minusugune kartulikasvataja võtab kartulipõllult või börsile ja siis kui vaja on, ostab sealt ja annab, eks ole, lastele, annab lastelastele, siis tahab ise süüa, ostab sealt, aga muidugi 10 korda või 100 korda või 1000 korda kallimalt. See oleks umbes sama nagu, et sa hommikul ärkad üles, tekki ei ole ju praegu vaja, viid teki pandimajja, õhtul ostad kallimalt tagasi, hommikul viid jälle pandimajja, õhtul ostad jälle 100 korda kallimalt tagasi. Et see on nii absurdne süsteem, seal ei ole mitte midagi tegemist sellega, et Euroopa Liit käsib, et sul peab pandimaja olema. Ta ei ütle, et sa pead oma kuredi riided, kui sa nad, ma ei tea, enne pesumasinasse panemist või väljavõtmist pandimajast ka läbi laskma ja tagasi ostma. Järgmises saates räägid, tõmbame selle otsad kokku ja siis saab rääkida. See on pandimaja, see on... No aga sa ju täpselt räägid, et börs on nõudmise ja pakkumise nagu mina ei ole seda öelnud, mina olen öelnud, et see on pandimaja. Kohustuslik pandimaja, kui sa pead kõik oma asjad panema pandimajja ja sealt, kui sul vaja läheb, need tagasi ostma. Turg, mis keeles on börs turg? Ma ei tea, plaami keeles või ma võin eksida. Võimalik. See on nõudmiste ja pakkumiste vahe. Nõudmiste ja pakkumiste kokkuviimine. Et spekulantide kaup nõuab kogu Eesti energiat endale ja korruptantide jõuk müüb selle neile odavalt ära, ostab kallilt tagasi. Ostjad on, oota, ma räägin selle asi ära, oota. Ostjad, kui on nõus maksma seda maksu, mida müüja küsib. No tugev koolipoiss võtab nõrgalt mütsi ära ja müüb tagasi. Jätame selle koolipoisi, räägime selle, ostja on nõus seda maksu maksima, mida müüja küsib, on tehing toimunud börsil turul, eks. No ütleme, sul oli kartuled, sa müüsid turul kartuleid, eks. Kartuled müüdi maa. Mind sunniti kõik kartulid ära müüma ja ostma kallimalt tagasi, kui mul neid vaja on. Ootanatu. Ei ole nõudmine pakkumine, see on röövimine. See tehing toimub siis, kui ta toimub, eks. Ja see on toimunud nuga kõril. Seda nimetatakse röövimiseks või avalikuks varguseks juriidikas. Toimub siis, kui ta toimub, eks, see on nagu loodus toimub, eks. Aga mis su elektribörs teeb, sul on börsi kõige kallim kurss on siis, kui sa hommikul tuled, ärkad üles, hakkad kohvi keetma. Elektritulu seadust olete lugenud või? Siis on see kõige kallim. Teine kord on börsi hind kõige kallim siis, kui tuled koju, tahad endale toitu teha. Kas see on mingi börsi hind või see ei ole ju mingi börs, see on pettus ainult, seda kutsutakse ainult, pettuse nimi on börs ainult. Kui nad tahavad normaalsemad elektri hinda saada, siis nad peavad loobuma sellest õhu või süsihappegaasi või lämmastiku. Oota, me kuulame siit järgmises saates. Ei, ma pean selle saate ära õiendama, sest te räägite täiesti absurdselt, te pole energiaturu seadust, te pole sellist lugenud, te ei tea sest mitte midagi. Kui räägite, emotsioonide põhjal panete jõledat teadust kokku. Arve põhjal. Mis börsi saab olla, kui sul on ainult üks turgu saab olla, kui sul on üks elektriliin ja paar elektrijaama. Kuula nüüd edasi, sa kuula, mis ma räägin. Ma toodan elektrit, ma võin ehitada välja oma liini ja hakata müüma tarbijatele ilma selle CO maksuta kokkuleppe hinnaga elektrit. See on kõik võimalik. Ainult, et süsteem töötab praegu selles suunas, et selliseid lokaalseid elektrijaamu ei saaks luua ega teha. Aga miks ei saa? Sellepärast, et sa pead liini ehitama, sinu investeeringud läheksid väga kalliks. Aga teatud kilomeetrite raadiuses ma võin ehitada välja oma võrgu ja müüa. Ma pakkusin selle konkreetselt selle ärimudeli välja Saaremaal, Mustjala valda, kes Võhma külas panna oma tuulik püsti ja teha sellise tuuliku sellise süsteemiga, et need oleks toodud elektrit ka siis,
kui võrk oleks tagant ära kukkunud, oleks saanud teha sellise autonoomse süsteemi, sest me oleme seal pärapõrgus ja seal on tihti lugu, nagu sügistormid tulevad, istuvad inimesed 3-4 päeva ilma vooluta. Ma pakkusin selle välja, ma kirjutasin selle plaani lahti, ma selgitasin, kuidas on võimalik saada odavat elektrit, arvutades välja äriplaani, kui palju mul on vaja saada kilovati eest raha, et see investeering tagasi tooks ja teeniks veel kasumit. Ja mul ei lastud seda teha, aga seadus selle võimaluse annab. See ei saa olla, et kõik on börs ja kõik on see, saaks teha, kui meil oleks piisavalt kodanikke ja kui süsteem ei töötaks risti vastu, kui seda bürokraatia diktatuur ei oleks meil risti põiki jalus. Ärge rääkige asjadest, kui millest te midagi ei tea. Kuidas see projekt siis nurjati sul siis? Võeti kätte ja ei kehtestatud ära planeeringut, lasti 4 megavati eest võimsusi, liitumisi kõik korstnasse. Lihtsalt sellepärast, et äkki ta mõnda suvitajat segab. Äkki ta segab kedagi, kes seda inimest, kes käib näiteks suvel võib-olla 2 nädalavahetust kohal. Ja seal on nii palju lollust, et ta hambad hakkavad valutama, kui sa seda kuuled. Aga tegelikult seadus annab selle võimaluse. Aga süsteem, see sama, kes teil seal börsi kaela määrib, süsteem töötab risti vastu, et selliseid asju ei saaks Eestimaal teha ega ehitada. Ei, jutt on kõik jumala õige, seaduse järgi võib-olla saabki teha, aga tegelikkuses viiakse ikka elekter pandimajja. Kui meie kõik tõuseme tagajalgadele püsti ja võtame kätte ja nõuame ja lähtume uuest poliitilisest kontseptsioonist, on seda võimalik teha. Mitte istuda ja alada, näe, vaata, mis kõik on. Vastu hambaid tuleb anda nendele ülekantud tähenduses, kes meile seda peale suruvad. No võtame siis selle... Kunagi tulevad valimised ja saame siis näha, kui palju meie elektrikupjad siis hääli saavad ja raha päisi. Aga keda sa paned, kogu see punt on ju tegelikult ühe ideoloogia kandjad. Seal ei olegi, sest nad kõik on selle nisa otsas. Riigi, selle Eesti Energia dividendi ja Eleringi dividendi nisa otsas. Mina kuulsin, kuidas Martin Helme ütles, et saab 30-ga müüa, ei pea 5000-ga müüma, ei pea 200-ga müüma, ei pea tegema mingit ühist. Aga mida ma teile praegu rääkisin, see on võimalik teatud tingimustel, aga see peab olema siis ka nii, et siin toetab kohalik omavalitsus. Külamuttide arvamus ei tohi mõjutada ega lugeda mitte midagi. Peab lugema kõik see, mis on seaduses kirja pandud. Mitte ükski planeering, mis sa planeerid, ei tohi seada inimesele kitsemaid, arendajale kitsamaid piiranguid, kui seadus lubab või võimendab. Ja kui lähtutakse ühisest huvist, oleks pidanud siis, ma saan aru, sinu projekti igal juhul läbi minema, sest see on absoluutselt, aga siis tuli kollektiivne vastutus, nad istuvad pirukapoti juures, nad otsustasid nii, et niimoodi ei tehta. Need asjad on praegu kohtus, sellest võib rääkida pikad ja laiad, kuidas see asi praktiliselt välja näeb. Aga nii kui sa ründad süsteemi või sa lähed süsteemi vastu, siis rakendub terve süsteem sinu löömastamiseks, sõna otses mõttes. Ruineerimiseks ja löömastamiseks, mida me tegelikult iga päev tunneme. Küla inimesed ei saaks odavat elektrit ja elaksid ilma elektrikatkestusteta. Sellest tähtsam oli, mis siis, kellegi öörahu, mingi suvite öörahu. Aga seda poleks rikutud, sellepärast see oli ettekääne ainult siis. Ja. Aga siis tõmbame otsad kokku. Aitäh Sven, aitäh Harri. Lurjused on nad kõik. Oma armas Eesti rahvas. Jääb siis viimaseks lauseks, mis Harri ütles, et vastu hambaid tuleb. Ei, oma armas Eesti rahvas. Iga rahvas väärib oma valitsejaid. Palju õnne.